Eesti kaitsevägi on selline koht, mida ei teata eriti, et noh, selle kohta levib jutt, aga mitte ka kuigi palju jutt, et üldiselt nagu kardetakse, et mis seal õige hea toimub, noh, et me ei saa aru, et miks sihuke asi on olemas üldse. Ja noh, teised on jälle, et noh, siis seda peab kindlasti on juhtuma ja siis kolmandad on, et see tuleks kuidagi ära hoida, on ju, poliitiliselt. Aga mulle ta nagu hullult meeldis, selles mõttes, et mina olin päris puntras oma eluga, kui ma olin 18-19 aastat vana. Ma olin vist noorim, kui ma läksin sinna kaitseväkke seal teiste sõdurite seas. Aga enne seda ma ei saanud aru, mis ma oma eluga nagu peale hakata. Et see oli, sotsiaalsus oli ka puudu, et kõik ajasid mingi oma rida seal kuskil ülikoolis, on ju. Ei saanud kellegagi nagu jutu peale ja kõik olid siuksed võõrad ja noh, tahtsid minna kuhugi tsiviilile. Mina tahtsin minna kohe sinna kaitseväge ja läksin. Seal mul toodud mees, ülisõbralikud inimesed, kõik nagu ülihead suhted kõigiga, kõik on samad huvid ja kõik saavad aru, et kõik tahavad saada enne sõduriteks. Ja üks ülemus oli päris huvitav ülemus. Ta ei olnud nagu meie rühma ülemus, aga ta figureeris seal sageli. Ja tema oli see nagu, keda kardeti ja see mulle nagu hullult meeldis, et ta oli nagu legendaarse kuulsigi, noh, et tema käest võis saada mingi karistada, on ju. No siuksed jutud kogu aeg käisid, on ju. Et noh, ta oli tuntud selle poolt, et noh, ta väänab mingi, on ju. Noh, nüüd peab tegema 50 käte kõverdust või noh, pead 3 tundi seal tööd tegema või noh, et noh, mingi kõlakad levisid selle ülemuse kohta, on ju, et noh, et ära selle silma alla satu või noh, ta alati teeb perfektselt, kui see näeb, on ju. Ja noh, mulle ta meeldis, sest tema nagu niimoodi, noh, ta ei olnud ka Eesti rahvusest, et ta nagu käratas niimoodi nagu proovis eesti keelt rääkida, käratas nagu eesti aktsendiga nagu ja see kõik oli kuidagi nagu sihuke humoorikas. Pärast sain teada, et ta on ka kristlane, aga ta päris huvitav tüüp oli selles mõttes, et noh, kaitseväes nagu kammib ära, on ju, see ütleme, kui sa lähed kaitseväe sööklasse kõik koos, on ju, mingi 30 sõdurit koos, kõigil on need pead on ju tõesti ära aetud, on ju, ja kõigil on rohelised need muundrid, on ju, see, ja kui sa elad sellist elu, on ju, mõni kuu, sa korraks käid on ju seal väljas, on ju, sa võid mingi 2 päevaks saad mingi puhkusele korraks, on ju, või siis pead tagasi tulema, siis see nagu kammib ära, see ei vii need maailmasid nagu kokku, on ju, ja kogu aeg kammib sinna kaitseväkke ära, need kõigil on nagu need kiilakad pead, on ju, ja need rohelised muundrid, on ju. Ja siis see ülemus tegi midagi väga naljakat. Ta tegi igast asju, ta tegi mingi filmiõhtuid seal mingi veristest sõjafilmidest, aga ta tegi mingi asi veel, et ta läks midagi sinna võrkpalli mängima, on ju. Ja noh, ma ei tea, miks, noh, see ei ole minu otsustada, on ju. Nad tegid mõnikord selliseid asju, on ju. Et oli noh, mingi selle võimlas võrkpallimäng. Ja no mina olin selles suhtes nagu meeskonna võrkpallur mingi, noh, ma olin noh, küll noor, mingi 19, aga ma olin nagu meeskonna võrkpalli mängin mingi 10 aastat, on ju, ja noh, teised ei olnud. Et tema oli nagu selles, mitte just nagu üle, aga selles mõttes, et tal on nagu see õigus nagu selles olla mingid asja kohal, on ju, sest ta on see ülemus. Ja ja siis ta mingi tõstis vist väga hästi, on ju, see võrkpalline, parem vist isegi kui mina, kuigi ma olin ainult tõstja kohal. No see, kes tõstab teistele nagu õhku palli, et nad lööksid. Ja siis ta pani mind nagu, on ju, tõstma, on ju, mingi harjutus, on ju. Ja siis ta läks ise nagu lööma ja siis ütles, et sa ei tõstnud väga hästi. Ja see kõik oli nagu nii naljakas sellepärast, et see kaitsevägi, nad kammivad ära, ta viis nagu see situatsioon oli mingi situatsiooni koomika, aga see kõik oli nagu mingi tsiviil, on ju, järsku. Me olime järsku nagu mingis, nagu noh, mingi võrkpalli mängimas, kus on mingi võimlas, on ju. Mingi spordiriietus, on ju, see on nagu see, et noh, et mingi tsiviil järsku noh, keset kaitsevägi ja nad mõnikord nagu teevad seda ja see ei ole meeldiv, on ju, see on nagu noh, mingi, aga see on nagu mingi hull naljakas, on ju, selles mõttes, et sa saad nagu mingi pihta nendega, on ju, et sa ei tõstnud on ju võrkpallis korrektselt on ju sõjaväes või sa saad selle eest on ju. Ja see on nagu mingi huumor on ju, aga ega ta nagu meeldiv ei ole selles mõttes, et on noh, jäid alla on ju sellele jälle või noh, midagi on ju. Et ja noh, eks nad figureerisid see mõnikord veel, aga noh, üldiselt mulle ju väga meeldis see, noh, unega oli probleem. Võib-olla see varajane ärkamine on kõige raskem minu jaoks.
ma arvan, oli viimased 3 kuud. Et kui sa iga päev peab minema kell 10 magama ja kell 6 ärkama, see oli päris raske. Noh, mingi unevõlg võib-olla, eriti kui on liiga raske mingi päevaga. Et viimased 2-3 kuud võib-olla see unega oli raske, aga samas nagu sai hakkama, et see ei olnud nagu midagi nii hullu. Et minul on isiklikult on tohutu meeldivad kogemused Eesti Kaitseväest. Kõik see füüsiline trenn, kõik need sõbrad, eluks ajaks sõbrad, kellega hiljem käisime reisimas kuskil Euroopa riikidesse, et noh, me ei saa, noh, see otsust, mina ei saa nagu, otsustada selle koha pealt, et mis sellega tuleks nagu ette võtta, on ju selle. Et mulle meeldis seal lihtsalt ja käske täita ja sporti treenida, on ju. Et noh, eks targemad inimesed ja siis kas eemaldavad või lisavad seda.